tere sulle, kes sa minu ladumisi jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Täna otsustasin teha ladumise sellisel teemal, mis minu peas seostus selle kuumusega, mis on olnud väljas. Ehk siis minu küsimus on, et kuidas sa saaksid sellel suvel, eelseisval suvel, omaenda sisemist päikest säravana hoida. Et meie suhe palavusega on alati seotud ka sellega, et kuidas me iseendas seda emotsionaalsel tasandil kuumust reguleerime, kui oluline see meile on, kui kirglikud me oleme, kui temperamentsed me oleme. Ja selline sisemise päikese sära on tegelikult ju ka enesekindlus, heas mõttes ego. See, et ma saaksin olla särav ja julge ja ennast väärtustav ja niisuguses üliheas tundes läbi suve minna. Ja küsin siis, et mida tuleks teha ja küsin, millest tuleks hoiduda. Nii, panen oma kaardid valmis. Et ma olen siia pannud praegu 5 varianti. Ja ja alustan siis siit sellest kivist ja lõpetan siin. Nii, võtan natuke eemale, et ma mahuksin. Nii et liigun selles järjekorras. Et siin igal kivil on küll oma lugu, aga ma vaatan, kuidas me seda, kas ja kui palju ma seda lugu avan. Ja tõenäoliselt ma valin ka kaarte üsna juhuslikult ja pisteliselt võib-olla sinu vaatest, aga minu vaatest on nad ikkagi kividega seotud. Jah. Nii. Kui sa valisid nüüd selle esimese kivi, nii, siis selle kivi lugu on niisugune, et see kivi on tegelikult pärit higitegi lõkkest. Jah, ütlen selle mõtte siin ära. Ja ma võtan tema juurde haldekaardid ja võtan tema juurde keldid. Ja nii on. Ja haldjatelt ma küsin, kuidas juurde luua? Kuidas sa saaksid sellist sisemist sära, põlemist, enesekindlust, julgust, vaprust juurde luua olukordades, kus sa pead jätma endast ülihea mulje või kuidas seda iseenda heaks niimoodi tööle pöörata, et sa usudki endasse. Et sa oledki igas hetkes lõdvestunud ja lõõgastunud ja samas mõjud sambana. Nii, ja vaatame, mida haldjad räägivad. Ahaa, siin on nii, et haldjad ütlevad, et sa oled üliemotsionaalne inimene ja et sa oled praegu mingis niisuguses kohas, kus sa tahaksid nagu enda ümber õhu puhtaks lüüa, et nagu energeetilises mõttes, et sinu ümber on nagu inimesed, kes võib-olla sinuga hästi ei sobi, võib-olla sa oled neist tüdinud ja väsinud, võib-olla sa ei ole õigel ajal oma piire kusagil paika tõmmanud ja see, mida sa võiksid nüüd teha, ongi see väga kindel piiride seadmine. Sul on õigus öelda, ma ei taha sind kuulata või et mind ei huvita see või jäta mind rahule, hoia minust eemale, et niisugused
kaitsereaktsioonid teatud olukordades praegu sinul on hädavajalikud. Ja kuidagi sinul need sellised ülitugevad emotsioonid käivad koos siis kas kuufaasidega või siis kuupuhastusega. Need ju kuidagi omavahel langevad kokku paratamatult. Et seal on sellised väga kindlad tsüklid ja tundub, et siin on just eelkõige sellised ametialased tööasjades mingid situatsioonid, kus oma piire on vaja kehtestada. Ma ei oska sulle öelda sõnu, milliste sõnadega, aga ära luba enda jalgealust õõnestada, ära luba endale öelda halvasti, ära luba ennast sundida tööle siis, kui sa tegelikult tõesti ei jaksa tööd teha. Ja kui sul on samamoodi siis see kohta, et kui sul on tööl läbirääkimised, ametialased läbirääkimised, tahad töökohta vahetada, siis julge öelda välja ka see, mis sulle, mida sa kardad, mille suhtes sa tunned ebamugavustunnet, mis sulle selle võimaliku siis töökoha juures hästi ei sobi. Millised tingimused või milliste situatsioonidega sa ehk ei tule kõige paremini toime. Ja siin on ka see, et teatud mõttes nagu pettekujutelm, et selle ladumise järgi ma ütleksin, et su intuitsioon on hea. Kuula oma intuitsiooni, aga ära lase emotsioonidel oma tegelikku taju kallutada. Et su selline kõhutunne ütleb ülihästi sulle, kes sa oled, kuhu sa kuulud, kes on sinu inimesed. Aga mõnikord siis nagu, ma ei tea, et kas sind tabavad mingid raevuhood või selline tüdimus ja väsimus ja jonnakus ja see võib olla lihtsalt märk üleväsimusest. Ja siis sa tahaksid kõik nagu maani maha lammutada, et jälgi hoolega, et kas su reaktsioonid tulevad selle pealt, et sul on tõesti sügav sisemine tunnetus, ütleb, et see on keeruline olukord ja ma ei luba endaga nii käituda. Või sa lihtsalt reageerid ilma igasuguse tunnetuseta. Ja et su selline sisemine telg on tegelikult tugev ja intuitsioon on tugev ja sul siin selles suhtes küll mingit probleemi ei ole. Et siin võib olla isegi niisugune lugu, et sa võid olla nii jõuline inimene, et sa võid olla ise kas siis juhi või liidri positsioonil või siis eraelus võid olla üksi, kogeda üksi olekut või mahajäetust või sellist üksinda jäetust ainult seetõttu, et sa oled terav. Sa oled terav ja sa oled kriitiline ja et see käib sul nagu kuidagi hoogudena. Nii, aga ma küsin siis, et millest sa peaksid loobuma? Mis on see, mida sa mitte mingil juhul ei tohiks teha, millest hoiduda, et oma eneseväärikust säilitada, et selline elurõõm ja päike ikka säraks. Et väga lihtne. Mitte kunagi ära avalikkuses lahka oma südame küsimusi. Ära räägi oma armuasjadest ka selles mõttes. Armuasi on ka see, kui sa räägid, jagad inimestega näiteks mõtted sellest, kuidas sulle hullult kassid meeldivad või et sa armastad liiljaid, või et põllulilled on sinu katkematud lemmikud, on ju. Ära ava oma südant liiga paljudele inimestele. Ole ettevaatlik, eriti ettevaatlik enda avamisega. Ole suurtel üritustel, avalikel üritustel, mingitel pidudel, jah, kõik, kus on natukenegi suurem seltskond. Ja ka siis, kui
kui sa suhtled internetis, kui sa suhtled veebis kellegagi, ära pane kohe oma südant kellegi jalgade ette. Ole ettevaatlik. Ole väga ettevaatlik. Kui ma küsin, et milles see oht seisneb, eks ole. Siis vaata, inimesed hakkavad sinu enesekindlust, sõna otseses mõttes lammutavad sinu enesekindlust. Nad kas ütlevad sulle, et sa oled liiga tark või et sa oled liiga rumal. Ja nad veenavad sind, et sa ei tee häid valikuid. Et sa ei oska teha häid valikuid. Et sa mõtled üle, et sa arvad endast liiga palju, et sa targutad liiga palju, et sul on liiga palju mõtteid, mida keegi ei ole küsinud. Nad hakkavad sind õõnestama. Kuna see oli nii huvitav soovitus praegu, mida mitte teha, siis ma küsin, et uudishimust. Jah, võtan need. Küsin niimoodi, et ma saan aru, et ega sa ei saa ju suletud südamega läbi suve minna. Aga et kes on siis need inimesed või millised on need olukorrad, kus sa võiksid ennast avada ja kuhu sa võiksid oma tähelepanu julgelt suunata, nagu jäädes ise kahjustamata. Nii, esiteks siis kõik inimesed, kes on sinust oluliselt vanemad, kaasa arvatud siis sinu vanemad ja vanavanemad. Siis kõik need olukorrad, kus sa tõesti nagu näed ära, et inimene on ülimalt suurtes raskustes. Kui kellelgi on üliraske. Ja siin on ka see mõte, et kui sul on hästi, ära räägi. Kui sul on halvasti, ütle, mul on praegu endal ka liiga raske, on ju. Mul on endal ka praegu keeruline. Ei ole ressurssi. Aga sa pead olema kindel, et need inimesed, kellele sa ennast avad, et nad on tõesti, et neil on elutarkust. Mitte siis seda akadeemilist tarkust, aga et neil on elutarkust, nad on kogenud erinevaid raskusi, et nad on ise olnud elus keerulistes olukordades ja neist kuidagi välja rabelenud. Ja need inimesed praegu siis sellel perioodil, juuni, juuli, august, suudavad sulle tuge pakkuda ja suudavad sind mõista. Otsi inimesi, kellel on väga suur elukogemus. See alati ei tähenda kõrget vanust, aga see võib tähendada, et nad peavad olema sinust vanemad ja inimesi, kes on elus kogenud raskusi, millest nad on välja tulnud. Tugevad, jõulised persoonid. Ja vot selline lugu. Nii, kui sa valisid selle kivi, ma näitan siit mitut külge. Niisugune kivikild. Pealt on siledakene, aga alt on krähmuline ja nurgeline. Aga jätab hea mulje, eks ole. Roosa, kergelt roosa. Nii. Ja kohe võtan sinu kaardid. Las ta jääb siia. Nii. Et kui sa valisid selle kivi, siis mida sa peaksid endas alles hoidma, millesse sa peaksid panustama, tugevdama. Mis see on, mis tegelikult on väga hea, isegi kui endal on kahtlust. Et siin kõige lihtsam oleks öelda, hoia oma meelerahu. Hoia oma meelerahu ja stabiilsust. Isegi kui tekivad keerulised olukorrad, rasked ajad või kui sul praegu just on üliraske, siis tegelikult lahendused juba liiguvad sinu poole. Ära lase ennast heidutada. Et
see on ainult periood, mis möödub. See periood möödub tõenäoliselt sellisel moel, et mingi riiu läbi, mingi konflikti läbi tulevad lahendused, aga konfliktid viivad edasi. See on meie vaatenurga küsimus, et kas me kardame neid või me ütleme, et tule ja lahenda olukord. Jah. Ja mul siis pakk on käes ja vaatan kaarte vahepeal, et haldjad ütlevad, et sa tegelikult oskad ka konfliktsetes olukordades, oskad hoida meelerahu, oskad sõlmida kokkuleppeid ja see on see, mida sa oma enda enesekindluse nimel, siis oma eneseväärikuse nimel praegu peaksid tegema. Hoidma meelerahu. Ja kui siin on mingi suhte purunemine, siis tegelikult vahet ei ole, et kas ta jääb püsima või ei jää. See on praegu saatus, mis juhatab sind positiivsemate lahenduste poole. Hoia oma meelerahu, paremad ajad on tegelikult tulemas, on lähedal. Sa võid olla maamärk vabalt. Ja juhul, kui sa oled maamärk, siis ja siin on selline natuke hoiatust ka, et vaata, et sa ise hammastega oma õnnetusest kinni ei hoiaks. Ära karda muutusi. Et tulevad teated olukorra lahenemise kohta ja ära karda neid, need tegelikult viivad edasi positiivses suunas, positiivsete lahendusteni. Nii. Ei tahagi neid kelte, ma tahaks neid kaarte hoopis, ei taha neid ka. Nii. Mis on see, mille kohta me võiksime öelda, lase lahti, las läheb, head teed. Praegu kuu kahaneb. Kõige minna laskmine on nii lihtne. No jah, täpselt, kõik, mis on oma aja ära elanud, sa ei tohiks võtta, praegu sa ei tohiks võtta laenu, võlgu, ei tohiks oma asju välja laenata. Sa peaksid lahti laskma kõikidest nendest olukordadest ja inimestest, kes on siis sulle haiget teinud või kuidagi sind kahjustanud, kes on, vaata, meie ressursid ei ole alati rahalised. Et inimesed, kes on rikkunud sinu kodurahu või meelerahu, inimesed, kes on, siin on selline teadlik haiget tegemine. Ma meelega teen sulle haiget, paras sulle on ju. Kui sind praegu kõnetab ja sa saad aru, kellest ma räägin. No tõesti, ütle head aega. Las ta läheb. Las ta läheb. Et kaardid ütlevad, et sulle väga lähedaste inimeste hulgas on keegi, kes kuidagi pidevalt sinu ressursse kahjustab. Vahet ei ole energeetiliselt, rahaliselt. See võib olla ka niisugune inimene, kes kuidagi veenab sind, et sa ei ole piisav. Sul ei ole piisavalt, sa ei oma piisavalt. Sul nagunii ei jätku, ega sina ei saa hakkama. Lase minna. Lõika läbi see suhtlus ja kui see saab olema lihtne, see ei ole nagu sügaval enda sees sa täpselt tead, kuidas seda teha. Sul on see teadmine. Sul on need oskused. Sinu sees need sõnad ammu otsivad välja pääsu. Lase minna. Jah.
ja niipea, kui sa loobud, ma ei tea, 1-2 ebavajalikust inimesest, sul hakkab kergem, sa tunned ennast väärikamana, targemana, kuidagi nagu saatus ise hakkab sind juhtima õiges suunas. Muudatused tulevad, positiivsed muudatused, sinu ellu tekib täiesti teistsugune suhtlus, kergem, puhtam, rõõmsam, võib-olla selline pinnapealne, aga mitte kahjustav. Siin peaks hästi jõuliselt ikka oma piirid paika panema ja kui sa oled see inimene, kes armastab mingeid hulle rituaale teha, mingeid läbilõikamisi ja tee siis. Hea aeg kulub ära. Edu sulle. Nii. Sa valisid selle Amazoniidi. Et siis Amazoniidile ma tahaksin haidjaid. Sest minu jaoks on nii on kuidagi nii süda ja ilmaruum. Ja mida haljad ütlevad, mis see on, millest sa peaksid kinni hoidma, me kohe vaatame. Mis see on, mis sulle annab juurde enesekindlust ja vaprust ja väärikust, väärtust su enda silmis, mis su sisemise päikese särama paneb. Et siin on nii, et sina võid olla tervendaja, sa võid olla tervendaja, ennustaja, nõustaja, ravitseja, aga sa võid olla ka inimene, kes mööda minnes pakub sellist vaimset, emotsionaalset, psüühilist abi, tuge, kes oma selliste teadmiste ja kohanemisvõimega inspireerib teisi. Ja see on see, mida sa pead jätkama. Et sul on mingi oma teekond, täiesti unikaalne. Sa võid olla seotud astroloogiaga, šamanismiga, võib-olla kuidagi servapidi või võib-olla väga sügavuti. Igatahes sulle tundub, et ja ilmselt see nii on, et sa nagu saad ja vahendad mingeid sõnumeid. Isegi kui sa ei tee seda teadlikult, plaanipäraselt, planeeritult. Ja see on see, millest sina peaksid kinni hoidma. See pidev teljeks olemine, jah, see ilmaruumi tunne alguses oli õige, et see maa ja taeva vahel teljeks olemine, oskus teljena kohaneda, oskus pakkuda tuge, puhuda peale, et ravida oma haavu ja ka teiste omasid, see on sulle omane. See on kusagil sinu geneetilises koodis, kusagil sinu luuüdis, sa nagunii ei pääse sellest. Ja mõistlik on seda väärtustada väga kõrgelt. Ja kui ma siin alguses rääkisin päikesest ja kuumusest, siis sina oled pigem selline õhtuinimene. Ehk siis õhtune aeg on mitte produktiivne, aga õhtune aeg on see aeg, kus sa nagu, kus sa ise nagu kuidagi täiustud ja tervened, mis tähendab, et sinu ööd peaksid olema rahulikud. Ja sul peaks jääma aega piisavalt, et unistada ja et näha unenägusid. Ja tõenäoliselt
isegi kui sa ütled, et noh, see ei kehti minu kohta, siis päris kindlasti selle suve jooksul näed sa tähenduslikke unenägusid ja mõistad nende unenägude sõnumeid. noh, meeldib see või ei meeldi, magamine on sulle tähtis vähemalt sellel suvel. ja hoia oma telge ja hoia oma ühendust maa ja taeva vahel. Kohane ja aita kohaneda teistel, tervene ise ja aita terveneda teistel. See on see, mis jääb, millest sa ei saa loobuda. nii, ja kui ma küsin, et millest sa peaksid loobuma, mis see on, millele öelda head aega, see kahjustab mind, see vähendab mu väärtust, see kahandab mu eneseväärikust, see ei lase mul särada, ei lase mul põleda, kustutab mu sisemise päikese. Kui siin on nüüd nii, et kui sa oled õppinud mingeid praktikaid, mingit teooriat ja mingeid praktikaid, mis puudutavad siis armumaagiat, on ju, siis see on see, millega sina selle suve jooksul ei tohiks tegeleda. Päris kindlasti ei tohiks anda inimestele nõu nende südameasjades. Paarisuhteid puudutavaid nõuandeid, null. Ära sekku kellegi pereellu mitte mingil juhul, ära võta ühtegi seisukohta. Et kui sa juunis võtad seisukoha, siis sa juulis pead ümber mõtlema, augustis pead veel ümber mõtlema ja sügiseks tuleb välja, et seal on veel mingid hoopis teistsugused seisud. Ja lõpuks võid olla sina see, kes süüdi jääb, kui ässitaja, eks ole, kes küll verd ei tahtnud, aga no nii juhtus, on ju. Et hoia eemale kõikidest perekonfliktidest, kui need just ei ole sinu enda perekonnas, et kuhu sa omadest ikka jooksed. Ära anna nõu ja ära mitte mingil juhul anna nõu mitte kellelegi südameasjades. Kui vaja, siis lihtsalt kuula, nooguta, peegelda, aga ära oma mõtteid jaga. Ja siin on ka, et kui sa otsid uut suhet või ootad, siis nagu sellel suvel võiks sellest aktiivsest otsingust lahti lasta ja pigem väga hoolega enda jaoks selgeks mõelda seda, et mida sa tegelikult suhtelt ootad. Sest see ladumine ütleb ka, et sul endal on sul on vaja selgusele jõuda, mida sinu enda jaoks paarisuhe tähendab. Et sa oled mingis sellises etapis, kus sa nagu mõtestad oma suhteid ümber ja nii varasemaid, praeguseid kui tulevasi. Ja kus su süda avaneb mingil täiesti uuel moel ja sa ei tohiks seda takistada, aga sa ei tohiks oma südant ka nii suureks tõmmata, et sinna kõik sisse ära mahuvad ja noh, et kogu südamest ilmale kaasa elada. Kindlasti mitte. Ja siin on ka see hoiatus, et kui sa kui sa tõesti oled vahendaja, mis tahes sõnumeid sa siis edastad, pead sa olema kindel, et sõnum tuleb allikast, mitte sinu südamest ega sinu mõistusest. Et sa oled lihtsalt kanal. Sa ainult vahendad. Sa oled postiljon, eks ole. Mitte kirjuta ise kirju. Et sa ei tohi lasta ennast mõjutada siis sellel, mida sa tead, oma elukogemusel, elutarkusel, ega ka oma südamel. Et sa kipud võtma elu hästi-hästi südamesse. Aga siin tuleks süda jätta kõrvale ja olla puhas kanal. Ja nii on. Just. Aitäh! Nii, mõtlen, kas ma saan selle salve põlema.
oi kui ereda leegiga. nii. Tõmbas kuidagi kitsaks kokku praegu. Siis on siin selline Soomest toodud kivi, mis tundub, et on lihtsalt hall kivi, tegelikult siin sees on ametüsti killud. ja nüüd ma tahan võtta keldid ja küsida keltidelt, et mis see on, mida sa selle suvel tingimata pead alles hoidma, väärtustama, juurde looma, kus sa leiad oma säramise jõu ja energia ja sellise sisemise tule ja palangu ja et sa saaksid väga väärtusliku ja väärikana minna läbi suvekuude. et sina oled praegu transformatsiooniprotsessis ja tegelikult on sulle täiesti võimatu anda selliseid häid nõuandeid, mida hoida. et kõige lihtsam oleks öelda, et püüa oma protsessis püsida, ükskõik kui keeruline sul on. Ole nõus loobuma kõigest. Ära esita elule mitte mingeid nõudmisi, mida tänulikumalt ja alandlikumalt sa võtad vastu kõik need suured muutused, mis sinu enda sees toimuvad, seda kergemaks sul läheb. See võib kõlada julmalt ja see võib kõlada nagu võib tunduda, et ma ei toeta sinu teekonda. Aga tegelikult on fakt, et enne kui see suvi läbi saab, ka sinu jaoks päike paistab, ka sina tuled oma transformatsioonist välja nagu tead, nagu kevadine kartul pikkade idudega, mis tuuakse päikese kätte, on ju. Et see mingi suur muutuste faas, milles sa oled, see saab sellel suvel läbi ja tekib mingi uus algus. Aga sa pead selle auga lõpuni käima, sa ei saa seda kusagil enne aegu katkestada, lõpetada, noh, ei ole midagi parata. See on vajalik. No ta on vajalik, et sa saaksid oma jõu ja väe tagasi. Sellepärast, et sa pead tervenema. Sa pead õppima kohanema, painduma, tervenema. Vajadusel oledki vait või sisised nagu uss, eks ole, aga noh, ei hüppa kellelegi peale, on ju. Ja noh, sul on vaja liikuda uute alguste suunas. Ükskõik kui raske see on. Aga jah, sa pead hoidma seda fookus sellele, et see on päris keeruline, ma olen nõus, et kuidas hoida kergust, sellist sisemist kergust, pealiskaudsust, lihtsust, niisugust igapäevaelu võlu alles nendes olukordades, kus sa oled nagu maha maetud. Kus sa nagu sured ja sünnid ja sured ja sünnid ja tundub, et see on katkematu. See ongi keeruline. Aga tead, see on võimalik. Ja siin on ka soovitus, et ära ise sulge ennast teiste inimeste eest, ära bloki teisi inimesi, püüa suhelda ikkagi, püüa olla kontaktis ümbritsevatega ja teha seda mingil sellisel veidralt kergel moel, mis võib-olla ei ole sinulik, on ju. Sest vaata, nemad ei läbi sinu isiklikku protsessi, neil on enda oma. Nii.
ja ma küsin siis, et mis on see, millest lahti lasta kiirelt, millest loobuda, et see protsess oleks sinu jaoks, oih, vaata, oleks valutum ja kiirem. Mine higitelki, ma ütlen sulle. Jah, mine sauna, mine higitelki, sest see on higitelgi kivi ja millegipärast praegu nii jäi nii ette mulle. Nii, millest loobuda? Tead, mina ütleks niimoodi, et su fookus on hästi palju teistel. Sa oled see inimene, kes kõigepealt kaitseb oma perekonda, mõtleb pere heaolule, siis mõtleb sõprade heaolule, siis mõtleb töökaaslaste heaolule. Kõik, kes on sinu ümber, on nagu kogu aeg sinu sellise suure kallistuse sees, sinu soojas väljas. Aga praegu sul ei ole seda energiat. Sa pead selle jõu endale hoidma, iseenda heaks. Ei ole vaja kellegi meeleolu tõsta ega kellegi enesetunnet parandada ega ei suuliselt ega ka kusagil, ma ei tea, Messengeris või mingites Facebooki gruppides või ma isegi ei tea, et nagu mis tahes veebivestlustes. Sinu asi on hoida tähelepanu iseendal. Sa ei tohi praegu teistele nii palju jagada. Sellel suvel sina pead mõtlema selle peale, kuidas sina terve oled. Mitte selle peale, kuidas teisi aidata ja kaitsta. Hästi, et sa võid aidata, sa võid tervendada, aga seda ainult juhul, kui sa tead, et see on ka sinu protsess. Et see on sinu protsessiga seotud, see kuidagi sind ennast aitab, see sind ennast kuidagi tervendab ja kaitseb. Aga selleks, et kellelegi teisele lihtsalt nagu luua paremat ilma, sul lihtsalt ei ole praegu seda jõudu. Sa pead mõtlema iseenda peale. Ja nii on. Et sul on vaja kõigepealt üles leida iseenda selline sisemine päike ja meelerahu ja niisugune vaikne ja rahulik ja stabiilne pidev põlemine ja palang. Et sul endal oleks soe. Et sul oleks iseendaga soe. Et sa endasse soojalt suhtuksid ja siis sa saad kõikidele teistele pakkuda mida tahes. Aga praegu jah, ei, ära seda tee. See ei ole see suvi. Ja nii on. Nii, ja siis mul on siin selline must kivi. Niisugune huvitava vormiga. Keeran mitut pidi. Ikka valge täpp on tal peal. Ja nii, selline kivi on ka meil. Puhastame talle siia ruumi. Tundub, et sina ei olegi eriti puhastatav, et vaat kui vahva. Väga huvitav. Nii, mis see on, mida sina pead alles hoidma? Ma tahaksin haldjaid. Millele keskenduda, et püsti püsida, et päike paistaks sinu sees, et su ego oleks eluterve, ei kahjustaks sind ega teisi, aga aitaks su selja sirge hoida ja silma säramas. Aga sa oledki enesekindel, Sa oled väga enesekindel inimene, aga ja sa oled teinud aegade jooksul endaga kokkulepped. Sul on nagu mingi oma reeglistik, mille järgi sa elad, kus väärtused ja kõik on väga täpselt paigas ja see on suurepärane. Ära lase seda kõigutada mitte kellegi mingil virinal või jonnil või emotsionaalsetel inimestel. Ja ära mõtle üle ja ära muretse üle. Et siin on oht, et sa kahjustad ennast ise. Teised ei saa sind kahjustada. See tuli siit ka kohe alguses välja. Tegelikult teised ei saa sind kahjustada. Sa oled väga tugev. Aga sa ise õõnestad ennast sellega, et sa mõtled üle, muretsed, paanitsed võib-olla isegi natukene, eks ole. Et sul ei tule uni, sest sa lahendad mingeid probleeme oma peas, mida veel ei ole.
jah. Ja siin on küll, et nagu soovitusena ole oma emotsioonidega kontaktis, jah. Et püüa lihtsalt mõista seda, millised su emotsioonid on ja mida need tunded ja mõtted nagu tegelikult siis tähendavad. Mida nad sulle ütlevad? Sa oled nii tugev, sa ei saa panna seda vastutust kellelegi teisele. Siin on ülihea kontakt iseendaga. Mida iganes sina endast mõtled, nii on. Ja kui sa mõtled hästi, on hästi. Kui sa mõtled halvasti, ise lood endale selle kohutava tunde. Ja sinu minapilt ja sinu eneseväärikus ja sellega on kõik väga suurepärane. Ja tegelikult kõik, mis toimub, on ainult pinnavirveldus. Üldse sa ei peaks muretsema. Üldse mitte. Suurepärane. Nii, ja ma vaatan, kas siin, kui kõik on nii suurepärane, kas on midagi, millest sa võid nagu loobuda. Kas on midagi, millest sa võiksid lahti lasta. Mis on oma aja ära elanud, mis sind kuidagi takistab, kahjustab. Kui sul on, ühesõnaga, et kui sul on, ja ma usun, et on, kui su elus on suhteid, mis on lõppenud, inimesi, kes on sinu elust lahkunud, või inimesi, kes on olemas, aga nad ei pea kinni lubadustest, nad ei täida oma lubadusi, mingid kokkulepped, nende jaoks ei kehti. Ebausaldusväärsed inimesed. Lõpeta nendega kokkulepete tegemine. Lõpeta kokkulepete tegemine inimestega, kes tegelikult sind kahjustavad. Sa tead, kes nad on. Inimesed, ära püüa leida kompromisse inimestega, kes üritavad riidu üles tõmmata. Et mõnikord on kompromissid head lahendused, aga siin praegu selleks, et sina ise jääksid terveks ja sinu enesekindlus ei saaks kuidagi kahjustada, et sinu väärikus ja väärtus jääks samasuguseks. Loobu, las nad lähevad. Ja kui sa hoiad neid, kaardid ütlevad, et sa hoiad neid oma elus ainult sellepärast, et sa oled niimoodi harjunud. See on sinu stabiilsus. See ongi sinu meelerahu. Et mul on siin need imelikud inimesed, eks ole, kellega ma hästi hakkama ei saa ja kes mulle tegelikult väga ei meeldi ja kellega mul on väga keeruline teinekord. Aga nad on ikkagi minu inimesed ja las nad siis olla, ma vähemalt tean, millised nad on ja milliste probleemidega ma kokku puutun. Tegelikult võid loobuda, midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu. Ja kui siin on hirm kaotada enda jaoks oluline mees, mees jääb alles, pole ohtagi. Ei jookse kuhugi, aga võib-olla piirid lähevad paika. Vot nii. Aitäh. Selline lühike ladumine. Loodan, et leidsid siit enda jaoks huvitavaid mõtteid, inspiratsiooni. Kui sul tekkis küsimusi, kirjuta. Minu taotlus on see, et sina oled iseenda elu ilmasammas. Sina oled see tugev, väärikas, sirge, julge kanal alumise ja ülemise maailma vahel ja sa leiad oma vastused ise. Oled valmis neid vastu võtma ja oled valmis iseenda loodud juhiseid järgima. Ja nii on.